vlog, it's Diana Banana ja tänane video pole isegi vlog, vaid tänane video on challenge ja mitte lihtsalt challenge, vaid arvatavasti kõige suurem challenge, mida ma endale terve oma YouTube'i karjääri peale olen esitanud. Põhimõtteliselt mulle kirjutas Activia, see kestab meil jogurtide värki, et kas ma tahaksin teha sellist videot, kus ma täidan enda summer bucket listi ja ta andsin mulle idee, mida ma võiksin teha ja ma loen need teile ette. Oodata päikesetõusu, pidada sõpradega pikniku, minna vabaõhukontserdile, avastada üks uus koht, sõita supplauaga, matkama minna, õppida, kuidas valmistada Activia abil hommikusööki ja sõita elektrilise tõukerattaga. Ma lugesin seda meili ja ma lugesin neid ideid ja mul oli nagu, ja ma olen ammu tahtnud juba summer bucket listi aga mul on üks probleem. Nimelt, mina lähen vähem kui 48 tunni pärast tarkusammastega opile ja oma eelnevast kogemusest saan öelda, et ma ei ole siin tagasi ennem septembrit. Ma filmin täiega videoid ette, aga füüsiliselt ma ei saa filmida mitu nädalat, nii et selleks ajaks, kui ma saaksin seda summer bucket list filmida, oleks suvi läbi. Ja siis mul oligi nagu, mida ma teen? Ma tahaks täiega seda videot teha ja ma juba suve alguses tegelikult tahtsin seda videot teha, aga ma lihtsalt seda edasi lükkan. Minu jaoks saab suvi vähem kui 48 tunni pärast läbi. Lisaks ma pean homme juba uut videot filmima. Mul pole aega seda teha. Mul pole aega minna kontserdile ja kuskile Tallinnasse elektrilise tõukerattaga sõitma, nagu mida ma teen. Siis mul tuli idee. Ma teen enda bucket listi, mille ma reaalselt loodetavasti jõuan ära täita ja viia see challenge ekstreemsustesse ja teha kõiki neid asju, mida ma tahan selle suve veel teha 24 tunni jooksul. Ja mina koostasin endale enda bucket listi, mida ma reaalselt tahan teha, see on mu telefonis kirjas. Ma mõtlesin, et 10 asja oleks realistlik, et ma jõuaks kõik ära teha, aga samas oleks nagu piisavalt palju materjali, mida teile näidata siin. Nii et esimene asi oli ärka enne päikesetõusu. Tee ise korralik hommikusöök ja selle all ma mõtlen nagu reaalselt asja, mida ma pean ise tegema, mitte lihtsalt, et ma võtan banaani ja ütlen, et see on mu hommikusöök. Mida ma tavaliselt teen. 3. Käi palju trennis. Ilmselt ma ei saa selle video jooksul palju trennis käia, aga see oli üleüldiselt mu suve goal ja siis ma tahtsin ka sellesse videosse seda kaasata, et ma lähen trenni. 4. Tee peili ilusaks ja selle all ma mõtlen seda, et peili karv on veits sassis. Peili vihkab kammimist, ta lihtsalt jookseb mulle eest ära, ta saab minu peale kurjaks, me lähme reaalselt tülli ja ma üritan seda täna teha, saada tema pusjadest lahti. Number 5, tee ise jäätist ja seda ma olen tahtnud teha nagu täiega kaua, sest väiksena, kui ma elasin veel kodus, meil olid need jäätise vormid, nagu kuhu sa saad ise jäätist sisse teha, ma tegin iga suvi ja siis, kui ma kolisin kodust ära, mul pole neid, nii ma tahaks seda täiega kindlasti selle suve jooksul veel teha, ehk tänase päeva jooksul. Number 6, mine loomaaeda. 7, sõida rattaga, ma pole üle 2 aasta rattaga sõitnud. 8, tee palju pilte. 9, mine viimast korda ujuma, kuigi täna on külm ilm, et ma ei tea, kuidas see läheb, aga võib ju proovida. Ja number 10, vaata päikeseloojangut. Nii et see on mu list ja need on need asjad, mida ma üritan täna 24 tunni jooksul teha ja mind aitab sellega, nagu ma ütlesin, Activia andsin mulle idee. Saatsin mulle ka kasti, kus esiteks on sees Activia jogurtid. Mul on siin 5 pudelit käes, aga ma igaks juhuks ütlen, et mul tegelikult peaks olema 6. Oliver jõi ühe ära. Enne kui ma jõudsin seda videot isegi filmida. Aitäh sulle, Oliver, kui mingi probleem tuleb, siis ma loodan sulle vähemalt maitses. Ja siis mulle saati ka fanny pack. See on nagu täiega kantav ja cute isegi. Ja mul pole mitte ühtegi fanny packi, sest minu stiil, nagu mul oleks mingi stiil. Ma pole julgenud kanda fanny packi. Ma tean, kõik kannavad fanny packe, aga mul on nagu, okei, see on lahe sinu peal, aga ma ei julge endale osta. Ja mul on lõpuks fanny pack ja number 11 asi, ma lisan praegu enda listi. Ma pean selle fanny packiga minema välja. Kas nagu ütle mulle all kommentaarides, kas sul on fanny pack ja kui sul on, siis nagu kuidas sa seda kannad, siis nagu ma reaalselt ei tea. Ma peaks vist Fitlore Instagrami vaatama, tema kannab selliseid asju. Tal on stiil. Ma muutsin nurka, et oleks näha, et see pole enam intro, vaid me alustasime actual challenge'iga. Praegu on väljas valge, mis tähendab, et praegu pole enne päikesetõusu, ehk selle osa videost pidin ma filmima juba enne praegust introt. Ma panen need klipid sisse, mis hommikul juhtus. See oli lühidalt öeldes pettumust valmistav, sellepärast et päikesetõus isegi ei paista mu magamistuppa. Ma ei mõelnud väga selle osa peale, ma lootsin, et see näeb välja nagu Kreekas, kui ma pidin hästi vara hommikul mingi 6 paiku ärkama, aga ei, see oli suht pointless. Lisaks, kui te ei tea, mul on kerged, võib-olla sügavad, ma ei tea, aga mul on unehäired. Ja kui ma tean, et ma pean väga vara hommikul ärkama, siis ma põhimõtteliselt ei jäägi magama, sest ma muretsen liiga palju, kas ma ikka ärkan õigel ajal ülesse. Nii et selleks ajaks, kui ma üles ärkasin, olin ma täiesti magamata ja ma mõtlesin, et niimoodi ma videot edasi filmida ei saa, mul lihtsalt pole energiat. Ja sellest ei tule midagi välja, nii ma lihtsalt läksin tagasi magama.
ma ei tea, kas see oli fail või mitte, sest nagu ma ärkasin ülesse, ma nägin päikest, ma ei näinud nagu päikest, aga nagu ma nägin taevast päikese tõusu ajal. Öelge mulle kommentaarides, kas te arvate, et see on fail või mitte. Sest ma ütlen, see on challenge, ma üritan neid asju täita, aga kui ma hakkama ei saa, siis what can I do, mul on 24 tundi. Me oleme jõudnud järgmise sammuni, milleks on teha üks korralik hommikusöök, mis pole banaan. Mitte täna. Selle asemel mõtlesin, et võiks teha smuutit. Ma saaks seda teha nagu 2 ühes, et teha smuutit hommikuks. Ja siis see, mis üle jääb, ma saan sellest teha jäätist. Ma kutsun seda jogurti smuutiks välja, aga ma pole mingit retsepti ega midagi vaatan, sest et see on challenge ja ma ei cheat'i. Ma ostsin endale marjade miksi, kus on vaarikad ja mustikad, mu lemmikud marjad. Ja ma teeksin siis nendest pluss nendest jogurtitest smuutit. Saan selle sama miksi valada siia jäätise vormidesse ja teha sellest jäätist siis nagu frozen jogurtit, et see tuleb nagu parem kui tavaline nagu mahlapulk. Seda ma pole kunagi teinud. Ma ei tea, kas frozen jogurtit tehakse niimoodi, aga see on see, mida me täna teeme. Ja siia sisse valan ma neid Activia jogurteid. Need on chia seemnetega ja muidu ma olen kuulnud, et smuutidesse nagu pannakse eraldi sisse chia seemneid, et anda rohkem toiteväärtust. Aga siin on need juba sees, nii et ma ei pea seda tegema. Igaks juhuks panen siia alguses ainult 1 pudeli, sest ma ei taha, et see oleks liiga vedev jäätiste pärast. Teen selle sama noaga väikse taste-testi. See on reaalselt eluhea värske selline hapukas, sest et marjadel pole eriti suhkrut. See Activia pole ka selline nagu üle suhkrustatud. Nii et see sobib nagu täiesti smuutiks. Ma valan enda smuuti osa välja, aga seda, mida ma tahan jäätiseks teha, sinna ma lisan natuke suhkrut, sellepärast, et kui see on jäätis ära külmutad, siis ta on vähem magus, kui ta nagu siin oleks. Ja ma igaks juhuks panen suhkrut juurde, et see jäätis oleks nagu jäätis. Panime 2 lusikad. Ma valan selle smuuti siis siia väikestesse jäätise konteineritesse vormidesse. Oh my god! Lisatud suhkruga ma saan aru, et see pole nii tervislik, aga see maitse on nagu 10-10 mingi vaarikajäätis lihtsalt. Ma tegin ülitäpse koguse, mul on, te ei näe, aga mul on täpselt otsas. Ma viin oma super cute jäätised nüüd sügavkülma ja nad peavad lihtsalt paar tundi olema. Me saame neid nagu päeva lõpus süüa. Ma koristasin just kõik asjad ära ja nüüd on lõpuks aeg juua mu jogurtismuuti, mu kõht on nii tühi. Teate, miks mulle meeldib pääs? Kui ma oleks siia lisanud veel veits banaani ja jäätist, siis see maitseks nagu blueberry blast. See on lihtsalt värskem ja siin on ilmselgelt vähem suhkrut, sest ma ei pannud siia suhkrut. Ma annan selle smuutile, eriti selle eest, et ma selle ise tegin. 10-10 mu täiega rekommend, aga ma joon oma smuuti ära ja siis me saame edasi liikuda järgmise punkti juurde, sest et see challenge läheb kiireks. Ma jõin oma smuuti ära ja 3. asi minu listis oli käia palju trennis. Ja ma võtsin siin just MyFitnessi tunniplaani lahti, tahtsin vaadata, mis trenni minna, aga siis ma avastasin selle. See ütleb, et pole midagi kuvada, proovi 2 kuupäeva. Tundub, et trenn on täna kinni. Võiks minna kuskile mujale jõusaali, aga ma ei taha. Nii et tundub, et meil jääb lihtsalt see punkt täitmata. Palju trennis käia sellel suvel oli fail. Meie väike ohver on seal, ta läks nimelt nurkast, et ta nägi, mis ma välja võtsin. See kott on mega ratšalt välja, see on katki sellepärast, et siin on peili igasugused kammid, harjad, käärid sees ja need on nagu ajapikkus ja augud juba sisse teinud. Peili vihkab seda kotti, sest talle ei meeldi kammimine. Järgmine punkt meie listis oligi teha peilu ilusaks, nii et peili. Ta jookseb eest ära. Peilu. Peili. Tubli poiss. Kui sa ei taha kammida või? Aga ma annan sulle snäkkot. Ta sülitas selle välja. Peili, sulle meeldivad need. Ta on lihtsalt paha ja ma teda kammin. Me alustame kõhu alt, sellepärast et see on tema lemmikkoht. Näete, ta lihtsalt võta mu käest kinni. Vaadake peili nagu ta ei taha üldse siin olla, ta on juba pahane. Me oleme mingi pool tundi vähemalt siin kamminud ja püksid näevad alati välja sellised. See on igal pool maas laiali, aga see on peaaegu sama suur kui peili.
graafiku järgi oleks meil nüüd aeg jäätis süüa, aga ma mõtlesin, et ma jätan need pigem külmkappi, et need oleks kindlasti valmis ja teeks enda järgmised tegevused, mis viivad mind õue. Ja lisana ma panin selle nagu challenge'i, et ma pean kandma seda. Ma reaalselt vaatasin Fitlore Instagramis, ma tean, ta kannab neid ja mulle tundus, et ta kannab seda niimoodi. Ma ei saa aru nagu, kui kõrgel ta peaks olema, kas nagu niimoodi või nagu allpool, I don't know, võib-olla ta vaatab seda, mõtleb, et ju ma ei kanna seda nii, ma ei oska seda kuidagi teistmoodi kanda ja ma lihtsalt panen selle niimoodi ja siia sisse ma igaks juhuks võtan ühe snäki kaasa, sest et mul tegelikult olid jäätised graafikusega, see lükkus edasi. Ma läks oma telefoni siia sisse, võtmed, mul läks võtmehoidja katki eile lampi, rahakoti pean ma kätte võtma ja teid ka ma võtan kätte ja meie esimene peatus on loomaaed. Järgmine asi minu listis on minna loomaaeda ja kui te teate, siis Tartus pole nagu päris loomaaeda ja täna Tallinnasse minna oleks suht halb, sest ma edasi-tagasi sõidaks mingi 6 tundi ja mul jääks lihtsalt nagu terve paketlist täitmata ja ma peaks tegema the next best asja, milleks on loomapark, sest see on meil siin Tartus olemas. See pole täpselt see, mida ma mõtlesin loomaaia all, aga kui ma tahan see suvi jõuda loomaaeda, siis see on mu ainus variant. Mida see halb koht oleks, ma käin siin pidevalt ja siin on nagu tore, lihtsalt see on pisikene ja mu lemmikasjad, mida loomaaias näha, on igasugused maod, reptiilid, krokodillid, alligaatorid ja vähemalt mõni neist on Tallinna loomaaias, aga mitte siin. Nii et kui ma ütlen, ma tahan minna loomaaeda, siis see on see, mida ma tahan tegelikult teha. Aga täna me lähme vaatame siis oravaid. Me nägime ju 2 oravat, imelikul kombel tavaliselt on siin vähemalt 10. Okei, ma pole täpselt kindel, aga nagu väga palju, nad ronivad igal pool. Me jõudsime nüüd karupuuri juurde ja me üritame karu leida, sest et see on nagu ilgelt võsine. Nagu kus ma peaksid karu leidma? Leidsime karu. Kõik nii suur. Kui te kuulete praegu mingeid müürgeid, siis see ei ole kindlasti karu, ta on praegu väga rahulik, vaid see on mu kõht, sest mul on kõht ekstreemselt tühi. Siin samas lähedal on ilvesed ja neil on nagu ilgelt suur plats ja kuna neil on nii suur plats ja nad võivad olla nii maas kui kuskil kõrgel puu otsas, siis ongi see teema, et nagu tavaliselt neid ei nähta. Me oleme paar korda sattunud sellisel heal ajal, et nad saavad täpselt süüa. Oliver leidis ilvese. Ta on nii suur kass ja ma kardan kasse. Ta pissis. Ta nägi, et tuli Oliver täpselt kaamera juurde, see pissis kaamerasse. Excuse me? Ja siis keegi ei usu, et ma ei meeldi kassidele. Ma ei tea, kas te kuulsite, aga mu kõht korises täiega ja ma kardan, et loomad lihtsalt lähevad selle peale agressiivseks, sellepärast et see korin on reaalselt nagu mõne looma müüre. Oota, enne peaks vist loksutama. Palju parem ja ma loodan vähemalt 1 kilo. Esiteks ei ründa mind ja teiseks ei jookse mu eest ära. See on tahtsin seal filmida, aga just üks ämblik nagu rippus üleval ja siis kukkus allapoole. Ma läks täpselt sinna seisud. Kas see on illegaalne, mida ma praegu teen või? Ma ei ole kodus ju. Ma neist pärast. Mul ei ole kunagi araaniasid olnud, aga minu tänaval, no peaaegu minu tänaval elas üks tüdruk, kellel olid. Siis kui ma nagu koolist tulin, siis ma nagu võtsin vahest. Mul läks täiesti meelest ära, et siin on maja, kus on hiired, mingid närilised, need on nii armsad. Ma tean, mõni võib-olla kardab hiiri, aga need on nagu nunnud hiired, mitte sellised, kes sinna siit tehmatavad, kui sa kuskil maal elad. Me käisime Ristvares ära ja meile jäi tee peale üks järv, kus me tavaliselt käime ujumas. Üks asi minu listis oli minna ujuma. Kas ma näen välja selliste riietega, nagu täna oleks ujumisilm? Ei, ja ma ei tea, miks ma panin selle enda listi ja põhimõtteliselt nagu ma võiks ujuda, aga ma kohe tõesti üldse ei taha seda. Ma arvan, ma nagu haigeks ei jääks, kui ma täna vette läheks, aga see oleks äärmiselt ebameeldiv. Auto näitab, et väljas on 17 kraadi. Nii et ujumine on lihtsalt üks neid asju, mis jääb mu bucket listis sellel aastal välja. Kolm viimast asja mu listis on asjad, mis ma saan korraga ära teha, mis on täiega hea, sellepärast et päike kohe loojub ja siis mul pole enam valgust. Aga 3 viimast asja minu bucket listis oli siis minna rattaga sõitma, teha pilte ja ma tahakski teha rattapeapilti, sellepärast ma pole nii ammu sõitnud, et see on nagu sündmus. Ja kolmandaks vaadata päikeseloojangut ja päike täpselt loojub. Ja me lähemegi nüüd päikeseloojangul ratastega sõitma ja teeme sellest pilte. Ma oskan rattaga sõita, aga ma lihtsalt pole üle 2 aasta rattaga sõitnud, sellepärast et keegi mu peres peaaegu suri ära, nagu lege. Ja ma sain kergelt trauma ja ma pole rohkem rattaga sõitnud. See ei ole minu ratas, vaid see on see Tartu linna ratas, mida saad laenutada.
ja ma ei tea, kuidas sellega sõita, see tundub mega kohmakas. Oi, oh my god, miks ma kardan? Ai tegelikult, see on nagu mega kohmakas, see korv siin ees. See on lihtsalt kuidagi raskem juhtida. Ma pean nüüd sellega pilti tegema ja ma otsime mingi koha ja siis teeme pildi. Ja siis võib-olla natuke sõidame nendega veel ringi, sest ma pole üle 2 aasta sõitnud, nagu ma ütlesin. Buss sõitis just mu taha. Me saime selle viimase päikesevalguse golden houriga pildid ära tehtud ja mingid putukad lihtsalt täiega mul küljes söövad mind, nii ma põgenen siit võimalikult ruttu ära, panen see rattu tagasi ja lähme koju. Ma jõudsin just tagasi ja nüüd on aeg video kõige põnevamaks osaks, sest me proovime neid. Me saame teada, kui hästi meie jäätised välja tulid. Ei! Mulle tundus, et nad on valmis, aga tegelikult nad on keskelt ikka veel. Mitte täiesti ära jäetud. Ma ei saa kauem oodata, sest mu 24 tundi saab muidu läbi. Ja ma söön seda lihtsalt lusikaga. Jäätis ei pea olema alati pulga otsas. See on ülihea. Ma panen need teised tagasi külmkappi ja ma söön need homme ära. Need on tõesti ülihead ja see meenutab mulle hullult blueberry blast, sest siin on mustikad sees. Anname Peilile ka proovida. Peili? Aga ma siin tunnen Peili kiitis heaks. Siin on veits suhkrut sees, ehk ma ei annaks seda oma koerale suurtes kogustes. Ma imestan ta seda sõi sellepärast, et tavaliselt ta marju ei söö. Nii et Peili, kes muidu marju ei söö, selle heaks kiitis, tähendab, et see peab hea olema. Ei, nagu reaalselt ma soovitan. Sellega sai mu list enam-vähem täidetud. Me tegime põhimõtteliselt ära 8 asja 10, pluss siis see üks, et kanna seda kotti. Mul lihtsalt jäi trennis käimata, mis polnud isegi minu süü, ja ujumata, mis polnud ka minu süü, et väljas nii külm on. Mul oli selle kõige jaoks ainult 24 tundi ja ma arvan, et see video on success. Ja ütle kindlasti ka sina all kommentaarides, et kuidas ma sinu meelest selle challenge'iga hakkama sain. Mina arvan, ma sain hakkama. Mitte täiuslikult, aga ma püüdsin. Aga ma lõpetan selle video nüüd siin ära. Suur aitäh Aktiiviale, kes aitas mu selle video teieni tuua. Ja tänu kellele ma avastasin mega hea smoothie / jäätise retsepti, mis maitseb täiega nagu blueberry blast. Ja mida ma veel tahaks, oleks see, et jätaksite enda suve bucket listi mulle alla kommentaaridesse ja täidaksite selle ära. Te ei pea seda tegema 24 tunniga, teil pole vaja 10 asja, aga mis iganes asju te tahate veel selle suvel teha, lihtsalt tehke see ära, sest muidu teil jääbki tegemata, suvi on kohe läbi. So kirjutage alla kommentaaridesse, andke üksteise ideid ja nautige veel suve nii palju, kui seda on. Kuigi ma ei tea, kuna see video üles läheb. Kui teile meeldis see video, siis kindlasti pange thumbs up ja ärge unustage mind followda Instagramis, kus ma olen teananud DEANNOOP. Ja kui teil on mulle veel video request, siis võite alati need ka kommentaarides jätta. Ma alati ei küsi neid, aga ma niikuinii loen kõiki kommentaare ja ma tahan alati teada, mida teie tahate, et ma teeksin. Nii et kui teil on mingeid ideid, mida te tahate mu kanalil näha, siis lihtsalt öelge seda all kommentaarides ja ma loen kõik läbi. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.